Üks minu peamisi väärtusi, mille eest seisan ning mida ikka ja jälle rõhutan kõiges ja igas eluvaldkonnas, on kergus. Kergus, mida see siis tähendab? Seda, et kui valida pidevalt kergust ja kui juhinduda just nimelt sellest tundest, siis oled mugavustsoonis, ei liigu edasi ega pole valmis üldse pingutama. Kindlasti mitte. See on lihtsus. Kergus tähendab valikuga seotud tunnet ja see valik ei pruugi olla lihtne. Lihtsam oleks vahel teatud asju mitte teha, aga tunne poleks kerge. Kergem on järgida oma sisetunnet ja võtta vastu otsuseid, panustada, teha ja pingutada. Eriti kui need valikud on kooskõlas südame ja hingega. Siis pole oluline, et need oleksid lihtsad. Kergus tähendab sisetunnet, mitte mõistuse häält, vaid just sisemist kutset, tungi. Kerguses tegutsemist on lihtne valida. Enne mu esimest õnnelikkuse väljakutset jätsin öö vahele ja ainult valmistasin arvutis väljakutset ette. See polnud lihtne, aga seda oli mega kerge valida. Inspiratsioon kandis. Vahel pole lahkuminek või töölt äratulek lihtsad variandid, kuid kergem tunne on tulla ära, kui jääda paigale. Vahel läheb elu pealtnäha isegi keerulisemaks, kui valida see, mis ikkagi südames tundub kergem. Ja siis tekib küsimus, et kas ikka läheb keerulisemaks. Sest kui oled kontaktis oma südamega ja teed otsuseid läbi kerguse, siis hakkab elu sind kandma. Asjad voolavad imelise kergusega ning loksuvad väga mõnusalt paika. Inimesena oleme kärsitud ega näe suurt pilti korraga. Usaldades ja alistudes sisetundele ning kergusele, anname end elu hoolde. Ja elu alati hoolitseb, hoiab, jumaldab, imetleb, kannab kätel, suunab, toetab, armastab. Vali kergus igas eluvaldkonnas. Kas kergem on jätkata vanaviisi või teha mõni muutus oma elus? Kas kergem tunne on jääda või minna? Kas kergem on alustada või lõpetada? Kas kergem on karta või astuda mugavustsoonist välja? Ära raiska oma elu. Ela kerguses.